Kristi-Karoliina Reinmaa polnud kunagi unistanud mõisaelust, hobustest ega aiapidamisest, kuid nüüd on ta mõisaproua, pere ratsakooli omanik ning kasvuhoone tomateid ja kurke täis. Massu mõisa ostis perekond 2005. aastal. Praegu on nüüd see mõis seestpoolt imeilus, aga kui te siia tulite, siis kasvasid puud pallisaalis. Kuidas te julgesite selle töö ette võtta? No me ise tagantjärgi arvame, et me olime nii noored ja rumalad, et ei uskunud nagu seda töömahtu, ei osanud nagu ette näha. Mõlemad küll linnalapsed, abikaasa Armand pärit Tartust, Kristi Pärnust, kuid kõik lapsepõlvesuvet veetnud maal ja neile tundus maaelu palju toredam kui linnaelu. 2005 aastal, kui meil oli sündinud teine laps, me elasime Tallinnas Pääskülas, meil oli oma majaka väike ja siis Armand siis ütles, et ta on ühe mõisa välja vaadanud, et läheme koos vaatama seda, et mis sa arvad. Mõis ise oli selline hästi viletsas seisus, aga mõlemad nagu tundsime, et see on see koht, kus me mõlemad nagu tundsime, et see võiks olla meie kodu ikkagi. Ja siis hakkasid jupikaupa remontima. Jupikaupa, sest me otsustasime, et me naudime seda protsessi, et meil ei ole nagu kiiret selle tulemusega. Kusjuures kõik on toimunud laenu võtmata. Peagi kolisid mõisa kõrvale korterisse ja elasid seal 3 aastat, et renoveerimistöid paremini jälgida ja hästi palju ise teha. 2011 me saime nagu kolida sisse ühte poolde ja teine pool täiesti külm ja krohvimatta. Ja siis me vähemalt siis tegime seda poolt siis edasi. Armand käib jätkuvalt Tallinnas omanimelises advokaadibüroos tööl. Inglise filoloogist Kristi töötas algul Lihula gümnaasiumis, lapsi sündis juurde. Koos tütrega hakkas Kristi käima lähedal asuvas talus hobuseid silitamas ja et mõisa ostuga oli kaasa tulnud ka tall tõllakuur, ostsid nad peagi 3 hobust, õppisid ratsutama ja nüüd on neil siin oma Massu ratsaklubi ja ratsakool 20 hobuse ja 30 lapsega. Korraldatakse ratsalaagreid. Kõik lapsed peres ratsutavad? Jaa, kõik ratsutavad, aga poisid on sellised, õpivad nagu ära selle ja siis ühega kuidagi vajuvad ikkagi ära sinna jalgpalli ja sinnapoole, aga tüdrukud seest on tulihingelised ratsutajad. Ja. Nii ongi vanemast tütrest Vaikes saanud ratsatreener. Teine laps Herman on hetkel Ameerikas müüb raamatuid, aga õpib põllumajandusülikoolis, nii et ta põllumeheks saada. Et meil nagu tohutult hea meel, et lastele meeldib ka maal nii väga, et nad tahaks oma tulevikku nagu siduda sellega. Siis on meil Karl on 16, läheb keskkooli Lihulas ja siis on Roosi ja August 11 aastat siis kaksikud. Teistsugust elu ei kujuta lapsed ettegi. Ma ei kujutaks isegi ette elu kuskil korteris, kus sul ei ole hobuseid 5 minuti kaugusel ja mulle väga meeldib mõisas elada. Mulle ka väga meeldib sellises suures kodus elada, kus on hästi avar ja saab joosta ja mängida koertega. Ja. No ma saan aru, et see ratsutamine on üks teie lemmiktegevusi. Kas sinul ka ikka veel? Mul on siuke enam-vähem, kui kutsutakse ratsutama, siis lähen vahepeal ja sõidan natuke. Aga muidu nagu igapäevane tegevus ei ole, nagu Roosil. Aga sinul? Ja mina käin ikka päris palju ratsutamas ja mulle tõesti väga-väga meeldib ratsutamine. Massu mõisat on esmamainitud aastal 1596. Praegune mõisahoone valmis aastal 1840. Säilis ta seepärast, et siin tegutses kool, kuid paljud pole enam alles. Nii et sellised maalingud ja kahelahjud ja need olid välja lõhutud, aga me otsustasime, et me oleme rõõmsad selle üle, mis olemas on. Mitte ei kahetse taga seda, mida ei ole enam. Et seda viisi, ma arvan, on nagu nii-öelda elutervem nagu suhtumine. Üht-teist on siiski säilinud, ehkki hoone seisis aastaid ilma uste ja akendeta. Need välisuksed olid ühes tagumises toas põrandal maas lihtsalt. Remondi käigus sealt käidi üle ja nii edasi, aga õnneks olid täiesti tervenisti säilinud, sest et nüüd on selgunud, kui need uksed käisid nii-öelda nende taastajate juures ära, et need on võib-olla isegi vanemad kui see mõis. Õnneks keegi ei teinud neist küttepuid, et läks hästi. See tool siis on tõenäoliselt siit mõisast pärit, et meie hea sõber, kellel on siin lähedal maakodu, leidis selle oma pööningult. Neid on tegelikult 2, aga teine on veel restaureerimises. Toolid on alles seetõttu, et enne Eestist lahkumist müüs mõisnik mööbli külarahvale maha. Siis siin on mõned maalingud seina peal. Ootavad siis, et ühel hetkel neid taastada. Seinte krohvimine võttis üüratult palju aega, seda tuli teha õhukeste kihtide kaupa. Meil käis üks naine
väga oskuslik, kes krohvis neid seinu siis 3-4 aastat tegi järjest tubatoa haaval, nii nagu vanasti tehti, et kõik oleks siis autentne. Köögimööbel on kõik eritellimus, laed on 3,80 kõrged. Meile väga meeldib, köök on kogu pere nagu lemmikkoht. Kas ülemistele riiulitele on ka midagi pandud? jah, et jõuluasjad, et redeliga tuleb siis liikuda üles. Mõeldes, et me majast kolisime siia mõise, siis me arvutasime, et meie maja pindala oli sama suur nagu see köök siin. See mõis nagu seest ei ole muinsuskaitse all, aga väljast siis on. Ja väljast ta võiks olla siis kollane või roosa, arvavad muinsuskaitsed, mitte valge, nagu ta praegu on. Ja meie enda vist valik oleks kollane, et järgmine aasta me siis sellega ära krohviks või õuest, et ta siis oleks ka õuest ilus. Meile abikaasaga nii väga meeldib selle mõisa juures, et on selline väike mõisa kohta. Et siin on ju ainult üks korrus, lihtne ja ilus nagu. Mõis on küll väike, aga maja ikkagi suur. Köetakse halupuudega, koos talliga kulub aastas 100 ruumimeetrit. All keldris on suur katel ja siis kütame seda ja siis vesi käib siin põrandates siis ringi. Abikaasa ise teeb puid metsast. Abikaasale meeldib kohe see puude tegemine. Lapsed on muidugi nii palju abiks meile, et aitavad neid puid tuua siia ja keldrisse laduda jälle ära ja siis niimoodi me enamus asju me püüame teha ära oma perega, sest see on lihtsalt nii tore ise lastele ka õpetada nagu tööd tegema ja seda, et kui sa tahad näiteks kas või et kodu soe oleks, et siis sa saad ise aidata seda. Iga tunni ajad tegelikult tuleb käia neid puid alla viskamas sinna ja et see on ikkagi päris suur töö. Aga meil on ka õhksoojuspumbat tegelikult 2 tükki lisaks pandud, mis öösel siis hoiavad, kui keegi ei küta, et siis hoiavad see temperatuuri enam-vähem sellise normaalsena. Teel kasvuhoonesse silmame poisse, taas tegevuses. Poisid värvivad siin korvpalliplatsi üle õlitavad ühesõnaga, et üsna nii on, et kui sa maal tahad, et lastel oleks tegemist, sa pead ise nagu sa oleks ikka panustama. Et siin on korvpalliplats ja siin on kõrval jalgpalliplats ka neil, kus nad saavad mängida. Nii et kui sinna veel ratsutamine juurde panna, siis on päris palju asju teha lastel siin. Kasvuhoonesse plaanis Kristi algul vaid kohvi joomise kohta ja mõnda lille, kuid läks teisiti. Kui see valmis oli, siis otsast otsani siia ka tomatid ja kurgid sisse kolisid ja hädavaevu mahub ise liikuma. See pere oskab protsessi nautida. Ja pärast 22 renoveerimisaastat seisab Massu mõis taas täies hiilguses. See on nagu meie nagu valik selle mõisale pühendada nagu pool oma elust võib-olla selles mõttes, et on ju palju muid valikuid, mida võiksid teha, eks ju, aga meie teeme seda.